Tere kõigile! Täna õpime selgeks, kuidas me saame kahte või enamat üksliiget kokku korrutada. Tuleb välja, et üksliikmete korrutamisel on mõned reeglid, mis lihtsustavad meie tehete tegemist, nii et proovime nendest siis täna aru saada. Üksliikmetega seni sa korrutamist teinud ei ole. Sa oskad üksliikmeid kokku liita ja lahutada, kui need on sarnased. Need kaks siin sarnased ei ole ja ma olen siia siis korrutusmärgi vahele kirjutanud, ehk siis esimene üksliige on 3xy ja teine 4ay. Kuidas neid siis kokku korrutada? Sa tead, et tegelikult on ka üksliige ise korrutis, nii et ka siin igal pool vahel on korrutusmärgid, mis tähendab seda, et me saame selle korrutise kirjutada siis selliseks üheks pikaks üksliikmeks. Ja siin sa juba tead, et kuidas seda normaalkujule viia. Arvulised kordajad korrutame kokku, kirjutame kõik esimeseks ja siis lähevad tähed tähestiku järjekorras. Nüüd, kui meil on ühesugused tähed, siis seda sa tead ka, et need saab astmeks kirjutada. Nii et vastus on siis üksliige, mille kordaja on 12, muutujad ax, y ruudus. Nii, need kaks üksliiget saime me kokku korrutada, kasutades juba neid samu üksliikme normaalkujule viimise reegleid, mida sa ka varem teadsid. Võtame järgmise näite. Siin ma nüüd muutsin neid kahte esialgset üksliiget selliselt, et neil oleks ka astmed juba kohe alguses siin üksliikmes olemas. Proovime sama loogikat kasutada. Kuna me teame, et need on siin ka kõik omavahel korrutatud, siis esialgu ma kirjutan selle ka kõik pikaks korrutiseks ja vaatan, mis siit vastuseks tuleb. Enne kui ma vastuse kirjutan, siis vaata, kuidas ma kirjutasin, et ma kirjutasin kõik need astmed, mis siin üksliikmetes olid, kirjutasin korrutiseks lahti. Ja miks ma seda niimoodi kirjutasin, on see, et sa saaksid selgeks ühe reegli. Hiljem ei ole meil vaja enam niimoodi seda kokku kirjutada, vaid saame juba lihtsamalt vastuse kätte. Aga proovime kõigepealt selle pika variandiga vastuse kirjutada. Edasi ma lähen ikka nii, et arvud korrutan kokku, saan kordaja ja siis hakkan vaatama, et mitu muutujat mul siin on ja saan need ka astmeks kirjutada. Kordaja on 12, muutujat a oli ainult 1, muutujat x oli 2 ehk x ruudus ja muutujat y oli kokku 5. Nii, nüüd mõtle korraks selle peale, et kuidas ma saaksin otse siit korrutamistehtest siia vastusesse. Nii et selle osa ma teeksin justkui peast. Vaatame siis algust. 3 ja 4, need saan ma kokku korrutada, kordaja olemas. Nii, vaatan muutujaid. A on tähestikus esimene, A läheb esimesele kohale. Nii, x ruudus, rohkem x ei ole, järelikult x ruudus. Ja nüüd y-id. Y kuubis ja y ruudus. Vastusesse sain y astmes 5. Nii et järelikult reegel on see, et kui muutujad on siis samasuguse astme alusega, ehk mõlemad y-id, mõlemad a-d, mõlemad x-id, siis tuleb mul astendajad korrutamise korral kokku liita. Nii et paneme selle reegli ka siia alla kirja. Ühe ja sama alusega astmete korrutamisel jääb astme alus samaks, ehk y mul ei muutunud, ja liidan astendajad kokku, et saada uus astendaja. Ja see sama reegel siis valemina ka kirjas, et kui mul on ühe ja sama alusega astmed korrutatud, siis astme alus jääb samaks ja astendajad liidan kokku. Nii, ja teeme siis üksliikmete korrutamise reegli kasutamise kohta ka mõned näited. Esimene on siis selline, kus astme alused on ka meil arvud, 4 ruudus korda 4 astmes 5. Ja kui ma seda reeglit kasutan, siis vastus on 4 astmes 7. Vaatame järgmist. Järgmises on üksliikmetes siis muutujad ainult. B astmes 3, B. Kui teil nüüd astendajat ei ole, siis sa tead, et see on 1, sest astendaja 1 jäetakse kirjutamata ja B astmes 5. Nii, B jääb astme aluseks ja astendajaks tuleb siis 3 + 1 + 5 on 9. Ja üks näide ka selle kohta, kui üksliikmetes on ka arvulised kordajad ja astmed kõik segamini, siis vaatame, siin on 3 üksliiget korrutatud, arvulised kordajad saan kokku korrutada
seda sa võid teha ka kalkulaatoriga. Ja see vastus peaks tulema 1/9, kui sa need kokku korrutad. Nüüd tähed muutujatel tuleb siis x-1, x-3, x-1, kokku on x astendaja 5 ja y ja kirjutame selle vastuse ka välja. Ja kui juhtub, et siin mõni üksliige oleks näiteks negatiivse kordajaga, siis lihtsalt, kui sa kalkulaatoriga neid arve kokku arvutad, siis paned sinna lihtsalt negatiivse arvumärgi ette. Ja siin võib kordajaga negatiivne tulla, kui selline just vastus tuleb. Nii, sul tuleb siis üksliikmete korrutamiseks see reegel meelde jätta. See kehtib ainult korrutamise korral. Korrutada saab kokku ükskõik mis sorti üksliikmeid, ei pea olema sarnased. Et praegult sa tead, sarnaseid üksliikmeid saad sa liita ja lahutada, aga neid, mis ei ole sarnaseid, need saad ka kokku korrutada. Ja selleks sa pead teadma siis korrutamise reeglit, et sama alusega astmeid lühemalt kokku kirjutada. Nii, ma loodan, et sul harjutusülesanded tulevad välja ja et sulle saab see osa selgeks.